Me kirjutame alla keskkonnahariduse ja keskkonnateadlikkuse tegevuskava, see on 2 ministeeriumi ühine plaan, kuidas liikuda edasi selleks, et tõsta inimeste keskkonnateadlikkust, et inimesed mõistaksid, et loodus on meie majanduse ja meie kultuuri ja kõige muu alus. Ja selleks peame me tegema oma tegevusi koos ja koordineeritult, sest keskkonnaharidus, kui me mõtlema hakkame, siin on 2 poolt, et üks pool on keskkond ja teine pool on haridus ja ka teadlikkus ja mõlema jaoks on Eestis oma ministeerium, aga need 2 ministeeriumi peavad siin ühtse eesmärgi nimel tegutsema. Ootame keskkonnateadlikkuse olulist tõusu läbi laste ja läbi õpetajate, et meie võtmeisikuteks on õpetajad ja selle kaudu muutus ühiskonnas, sest lapsed tulevad koju, saanud oma parima teadmise, kogemuse läbi keskkonnahariduse ja siis nad muudavad kogu ühiskonda. Keskkonnahariduse ja teadlikkuse tegevuskava on vajalik selleks, et järgmised 4 aastat meil oleks selge plaan, kuidas me tegutseme nagu 3 sambana kokkuvõtlikult. Ühelt poolt formaalne haridus ehk kooliharidus, kuidas me seal tõstame oma inimeste teadlikkust, teiselt poolt mitteformaalne haridus läbi keskkonnahariduse keskuste võrgustiku ja 3. sammas on üldine informeerimine, kampaaniad, erinevad üritused, kus me lihtsalt viime inimesteni teadmist, kui vajalik on keskkonnahoid. Kui me vaatame, et meil suur osa inimesi teab seda üldiselt väga hästi, aga väike vähemus võib väga palju siin ära rikkuda, et kui me mõtleme, kuidas meie inimesed käituvad, mõni viskab võib-olla pakendi auto sõidu ajal aknast välja kuhugi tee äärde loodusesse, mõni ei tea, mida teha manade autorehvidega ja viib nad metsa alla. Ma siiski usun heatahtlikult, et enamus neid inimesi ei mõtle, et nad tahavad meelega loodusele ja keskkonnale kahju teha, vaid lihtsalt see on selline mõttelaiskus, nad ei mõtle lõpuni välja, et mis siis saab edasi, mis on nende tegevuse tagajärg. Et kui me suudame nende inimeste käitumist muuta, kas või sel viisil, et lapsed lähevad koju ja räägivad oma vanematele koolis saadud teadmisi edasi, siis see oleks väga suur asi. Vajalik on ta sellepärast, et 2 ministeeriumi väga hea koostöö, nii päris hariduse ehk siis see koolihariduse, kui ka kõik, mis on kooli väljaspool, mida minnakse käega katsuma, mida saab proovida läbi ringide, mida saab matkadel kogeda, pärast võib-olla vedada siin ka vanavanemad ja vanemad kaasa. Kõik see on siin paberi vahel, ütleme natukene võib-olla tehnilisemalt või bürokraatlikumalt kirjas, aga eesmärk on see, et need võimalused oleks.